Tänasest päevast ma keeldun mäest üles jalutamast, ma tahan suusatada. Siis me õpime seda. Siis me nüüd harjutame tõusevarianti, kus tuleb, käed on enam ei ole kõrvuti ühel tasapinnal. Nüüd on juhtkäsi on sul eespool, sinu puhul on see vasakkäsi ja teine käsi on allpool ning tõuge läheb vasakule poole, siis sa oled nagu kehaga ka siia poole lähed. Siis libised edasi ja tõuge lõpeb ära, käed lähevad taha, kannad teisele jalale, siis nagu paremale jalal sa libised siin tõusu peal ja lükkad parema jalaga end vasakule poole, käed lähevad ette ja maha ja tuleb uus tõuge. Sama klassikas sa lihtsalt on see käärsamm astumine üles, aga uisus on see käärsamm libisemine üles. Nemad teevad kääri. Nemad teevad kõige puhtamad kääri. Väga ilus. Siis kannad vasakule poole tõukad, paremal pool libised. Ja kannad keha raskus ka samamoodi üle, nagu käid libisevalt. Andres, sina kui verivärske Viru maratoni võitja. Maratoni sõidetakse ju klassikalises tehnikas. Sõidetakse mõlemas tehnikas. Suusatamine on nii klassikaline kui vabatehnika. Aga see Viru maraton oli... Vabatehnikas. Vabatehnika? Mida me siin tänaga õppimisime. Aga kui sina pead nüüd valima, kas vabatehnika või klassika, siis... Kindlasti vabatehnika. See tuleb mul alati paremini välja tulda. Ja me eelistame pigem ikkagi lühemaid maid kui maratone. Ütleme niimoodi, kilomeeter on parem. Mina sain selle tunni jooksul täna aru sellest, et tegelikult vabatehnikas on väga oluline teadvustatud tehnika. Ehk siis sa vaatad teisi ja tundub, et sa teed ju nii nagu teised, aga tegelikult selliste väikeste nippide omandamine on, see võtab aega kõik. Nii et läheb aega enne, kui ma suudan ilma jutustamata, et kepid, samm, kepid, samm sõita. Aga enesetunne on hea ja jätkame treenimist.